Aitäh! Head asjaosalised, ma mõtlesin, et ma alustuseks teen Endel Lippmaad. Ma mäletan, kui ta oli eurominister, siis valitsuse istungil ta käis ühe punkti arutelus väljas ära ja kui ta tagasi tuli, siis punkti arutelu oli jõudnud lõpule, aga ta ütles, et ma küll ei osalenud, aga mul on terve rida ettepanekuid ja küsimusi. Ja mina ka täna ei kuulnud, mida Mihkel Servinski rääkis, aga ma püüdsin natukene aimata, mida Mihkel Servinski rääkis ja mõne sissejuhatava pildiga rääkida rahvaliikumisest, mis on maapiirkondadel Eestis ju väga tõsine probleem ja teema ja siin on üks pilt, mis iseloomustab Euroopa viimaseid arenguid ja mida punasem on piirkond, seda rohkem on lahkujaid ja mida sinisem piirkond on, seda rohkem juurde tulijaid. Ehk laias laastus Euroopa pilt siis viimase 5-6 aasta arengutes näeb välja selline, et inimesed liiguvad idast läände. Vähem võib-olla ka põhjast lõunasse, aga massiliselt idast läände. Ja kui kahte niisugust märkust siin või tähelepanekut omalt poolt kommentaarina öelda, siis mis minul oli üllatus, oli Saksamaa, kui te vaatate, mis on suhteliselt punane. Eelkõige siis ka loomulikult Ida-Saksamaa, kust inimesed lahkuvad, aga ega sinist värvi Saksamaal väga palju ei ole, kui mõned üksikud keskused välja näha. See on Euroopa süda majanduslikus mõttes. Ja teine, kui me vaatame siis Baltikumi, siis Läti-Leedu on praktiliselt tervikuna punased. Eestis on punane ainult Ida-Virumaa, kui te siit pildi pealt näete, natukene võib-olla udune ja ähmane, kus on siis väga suur lahkujate või elanike arvu vähenemine. Ja Baltikumis on sinised ehk nii-öelda elanike arvuga kasvavad piirkonnad ainult 2 Tallinna ümbrus ja Riia ümbrus. Leedus ei ole ühtegi sinist piirkonda. See on lihtsalt üks sissejuhatav slaid ja teine, nüüd on siin terve rida küll pilte või neid numbreid, aga see siis iseloomustab nüüd maaelanikkonna vähenemist. Loomulikult statistika on statistika ja siin on nüansse, peaks väga täpselt teadma iga riigi konkreetset olukorda, aga põhimõtteliselt trendina ja suunana annab siit väga hea ülevaate, mis Euroopas tegelikult on toimunud ja kui keegi arvab, et see, mis Eestis on toimunud viimastel aastakümnetel, on mingisugune eriline ja me erineme teistest, siis võib-olla ainult selles mõttes, et meie maaelanikkond väheneb aeglasemalt kui Euroopas keskmisena ja meie inimesed lahkuvad linnadesse aeglasemalt kui teistes Euroopa riikides. Pigem on see meie erisus, mitte vastupidi, mida me täna kujutame. Ja ka täna, kui võtta Euroopa maa- ja linnarahvastiku suhet, siis Eestis on maaelanikkond keskmiselt suurem kui Euroopas keskmiselt. Soome proportsioon on 80%, linnades 20%, maal meil on 30 ja 70%. Et see on lihtsalt nii-öelda väikene üldine taust ilmestamaks protsesse ja trende ja kui me hakkame siis erinevate riikide regionaalpoliitikaid võrdlema ja meetmeid ja maksupoliitikaid, siis me peame tõdema, et tegelikult tulemus rahvastiku liikumise seisukohalt on ühesugune, sõltumata regionaalpoliitikatest, maksupoliitikatest ja muudest taolistest. Aga läheks nüüd siis põllumajanduse juurde. Ja siin sissejuhatuseks üks väikene joonis, mis on toimunud nii-öelda 100 aasta jooksul väga pikas vaates toiduainete hindadega. Ja näete, et neid kõrgeid tippe ei ole olnud väga palju peale esimest maailmasõda, peale teist maailmasõda, 70. aastate naftakriisi või kütusekriisi aeg ja nüüd. Ja ma kommenteeriks seda lõpuosa. 2 märkust seoses sellega kõigepealt. See tõusuvektor on kõrgem kui kunagi varem 100 aasta jooksul ehk toiduainete hinnatõus on olnud suurem ja pikaajalisem kui kunagi varem viimase 100 aasta jooksul. Ja teine, et sellele pikale tõusule on eelnenud enneolematult pikk toiduainete odavamaks muutumine, mis ei ole küll olnud päris lineaarne, kuid tegelikult rohkem kui terve põlvkond inimesi on üles kasvanud maailmas teades, et toiduained muutuvad ainult odavamaks.
Nii et ütleme 70. aastate keskpaigast kuni 2000. aastani maailmas laias laastus toiduained muutusid ainult odavamaks. Ja see oli üldine arusaam ja hoiak, et nii on ja jääbki. Ja kontrast, mis on toimunud 2000. aastate alguses, ütleme aastast 2005 alates. Ja see vektor ei ole tänaseks oma tõusu lõpetanud. Et mis on selle põhjused, selles ei olegi tegelikult üksmeelt ka ekspertide teadlaste puhul, aga kuiv statistika räägib seda keelt. Nüüd, kui me siin sissejuhatavalt linnastumisest rääkisime, siis võib-olla nii palju lihtsalt meenutuseks, et linnad on valdavalt või linnastumise protsessi iseenesest ongi valdavalt sünnitanud põllumajandus, nii kaua kuni meie esivanemad tegelesid küttimise, koriluse ja kalandusega. Niisugust linnastumist ei toimunud, kui inimkond avastas enda jaoks teadlikult põllumajandusliku tegevuse, hakkas loomi ahistama ja loodust ahistama ja toitu tootma teadlikult, siis selle tulemuseks olid ka linnad. Nii et kui maamees ja põllumees täna linnasid kirub ja linnastumist, siis teab, et tegelikult põllumajandus on selle sünni taga. Nüüd veel üks huvitav trend, mis on toimunud ja mis puudutab toiduainete nõudlust. See pilt räägib iseenda eest. Kunagi maailma ajaloos ei ole olnud sellist plahvatuslikku inimkonna kasvu kui viimastel aastakümnetel ja prognooside kohaselt see jätkub vähemalt kuni aastani 2050. Ja näete, kui kiiresti tegelikult inimkond on hakanud kasvama ja see trend, kui me siit viime ka 1700 aasta ettepoole, see joon on olnud väga aeglane, loomulikult veidi kõiku ajaloolistest sündmustest ja olukordadest tuleneb, aga niisugust elanikkonna kasvu maailmas olnud ei ole, nii et see kindlasti jätab oma pitseriga toiduainete tootmisele ja nõudlusele perspektiivis. Nüüd, see joonis näitab, et me oleme arengus ületanud ekvaatori ehk linna ja maaelanike proportsioon. Mõned aastad tagasi oli siis see rajajoon, kus linnaelanike arv ületas maaelanike arvu ja see trend ainult süveneb ja maaelanike arv hakkab ka absoluutarvudes maailmas kahanema. Nälgivatest inimestest võib-olla nii palju, et Euroopa on ikkagi heaolu regioon, kus ka kõige rikkamates riikides ju on inimesi ja peresid, kes tunnevad puudust toidu järgi, kuid üldiselt oleme me toiduga kindlustatud ja Euroopa laias laastus toodab toiduaineid oluliselt rohkem, kui me ise tarbime. Aga teame, et siis nälga sureb maailmas inimesi natukene rohkem, kui on Viljandi linnas elanikke iga päev. Ja selle näljaga võitlemise puhul aastakümneid tagasi FAO, Maailma Toitlustusorganisatsioon, kes selle teemaga ka tõsisemalt tegeleb, otsustas, et kõige efektiivsem on võidelda näljahädaga maailmas nii, et toota põllumajandussaadusi seal, kus selleks on sobivad looduslikud tingimused, kus on teadmised, oskused, kus see toimub efektiivselt ja küll rahvusvaheline kaubandus siis need toiduained üle maailma laiali viib. Tegelikult see nii ei ole, see ei toimi, sellepärast, et rahvusvaheline kaubandus viib toiduained ainult sinna, kus on ostujõuline ostjaskond. Ja kui ei ole ostujõudu, siis lõppkokkuvõttes keegi ka kõige jõukamates piirkondades tasuta toitu ei tooda. Nii et see ei toimi ja ainult humanitaaraktsioonide kaudu, toiduabi kaudu probleemi lahendamine käib üle jõu, sest et esiteks ei ole nii palju humanitaarabi andjaid ja teiseks ei kontrolli ükski rahvusvaheline organisatsioon, on ta siis ÜRO või Punane Rist või kes tahes, selle toiduabi andmist lõpuni riikides, kus tegelikult ei ole arenenud piisavalt demokraatia. Valdavalt satub ka toiduabi konkureerivate võitlevate rühmituste kätte või valitseva kildkonna kätte ja ei jõua tegelikult abivajajateni. Ja tegelikult alternatiiv on see, mille peale täna FAO rõhku paneb, et mingisugune elementaarne toidu tootmise oskus ja tase peab olema kõikides piirkondades. Ka seal, kus see võib-olla ei ole kõige soodsam klimaatilises mõttes,
aga mingisugune elementaarne oskus ja toiduga varustatus peaks olema üle maailma igal pool koha peal ka olemas. See on palju efektiivsem, pluss võitlus vaesusega. Loomulikult võitlus vaesusega on ka võitlus näljaga, sinna võib praktiliselt võrdusmärgi vahele panna. Lähme siit edasi, aga võib-olla nii palju siin eelneva ettekandja jutu lõpust edasi minnes, et mis siis tänapäeva põllumajanduse 3 suurt probleemi on. See on vesi, maa ja energeetilised ressursid. Vesi, maa ja energeetilised ressursid. 3 suurt globaalset probleemi ja kõige suurem konkurentsitult on vesi ehk veeprobleem. Ja täna on nii, et kõige suurem magevee tarbija on põllumajandus. 70% kogu inimkonna mageveest tarbitakse põllumajanduse kaudu. Konkurentsitult kõige suurem. Aatomi, tuumajaamade, jahutusveed ja kõik muud veetarbed on tegelikult pisku põllumajanduse magevee tarbe kõrval. Ja selles mõttes on Eesti ikkagi väga rikas piirkond, meil on looduslikku magedat vett rohkem, kui me vajame meie erinevalt enamuse põllumajanduspiirkondadega ja enamusest maailmast võitleme vastupidiste probleemidega, mitte kuivamise, kõrbestumise ja maapinna sooldumisega, vaid liigniiskusega ja meie tegeleme kuivendamisega. Enamus maailma, valdav enamus võitleb teistsuguste probleemidega ja juba täna üle 40% kogu maailmast toodetavast toidust toodetakse kunstlikult niisutatavatel aladel. Nii et vesi on probleem number 1 maailma põllumajanduses ja maailmas on küll jõgesid, mis oma suudmeni ei jõua suuresti ka selle tõttu, et põllumajandus aitab sellele jõuliselt kaasa. Vesi tarbitakse lihtsalt ära ennem, kui ta oma suudmeni jõuab teatud aastaaegadel. Ja selliseid jõgesid on kümneid. Vee tarbimise hulk lihtsalt siin mõned välja toodud. 1 kilogrammi kartuli tootmiseks 100 liitrit vett, 1 kilogrammi riisi tootmiseks kulub 4000 liitrit vett ja 1 kilogrammi veiseliha tootmiseks kulub 13 000 liitrit vett. See on siis see veetarve, mille loom ära tarbib oma elu jooksul, pluss tehnoloogiline vesi. Et kui see liha jõuab tarbijani, kilo liha, siis te teate, et sinna liha kohta on kulunud 13 000 liitrit vett, magedat puhast vett. Et see on tegelikult kohutavad kogused vett, mis põllumajandus iseenesest tarbib ja teadmiseks loomse toodangu tootmine on oluliselt ressursimahukam kui taimsete toodete tootmine. Nii et majandusliku heaolu kasv ja jõukuse kasv iseenesest tähendab ka seda, et inimesed hakkavad rohkem loomseid saadusi tarbima ja surve keskkonnale ja loodusressurssidele kasvab sellega järsult. Siin on näha, kuidas siis tegelikult maailmas ka toitu toodetakse piirkondades, kus vett on vähe. See näeb välja nii, et sügavalt maa seest pumbatakse põhjavesi välja ja selle põhjaveega niisutatakse siis ja seal toimub siis taimekasvatus ja toiduainete tootmine. Kooliajast me kõik teame, et põhjavesi on taastumatu, loetakse taastumatuks loodusressursiks, kui ta ükskord sealt otsa saab, siis ta aastatuhandete jooksul alles taastub. Ei ole nii, et 10-20 aasta pärast on taastunud. Ja see on tegelikult selline tootmine maailmas päris mastaabne, kui vaadata piirkondi erinevaid. Siin on näha need rohelised, tumedad rõngad on need piirkonnad, kus põhjavesi on alles. Need heledad rõngad on need kohad, kus põhjavesi on otsas ja kus siis enam niisugust elutegevust ei ole ja elutegevus ka ei taastu. Ka katmikalad toimuvad valdavalt siis kunstlikult niisutatavatel aladel, kõik valdavalt põhjavee arvelt ja kui rääkida maast, siis põllumajanduslikuks tootmiseks sobilik maa maailmas järjest väheneb ja väheneb siis kõrbestumise ja sooldumise tagajärjel ja see toimub ka Euroopas, mitte kusagil kaugel Aafrikas meist, vaid ka Euroopas, Lõuna-Euroopas, Hispaanias, Portugalis.
kõrbepiir järjest tuleb peale ja järjest väheneb see piir, kus on võimalik põllumajandussaadusi toota. Nii palju siis veest. Maast võib olla ka veel nii palju, et nii nagu ma ütlesin, põhiline probleem on kõrbestumine. Meie oleme siin väga õnnelikud ja kui räägitakse, et meie kliima külm ja ebasobilik konkureerida päikeseliste piirkondadega, päriselt see nii ei ole. Ka põllumajanduses tuleb spetsialiseeruda vastavalt klimaatilistele oludele ja meil on terve rida eeliseid võrreldes lõunapiirkondadega. Meil on olemas niiskus, väga hea heintaimede ja biomassi kasv ja heintaimede väärindamine läbi liha ja piima on see, mis on üks Eesti Nokiatest, pole kahtlustki ja see on perspektiivikas. Loomulikult banaane, tomateid ja muid sellist ei ole meil mõistlik täna kasvatada, mis nõuavad väga palju päikest, seda meil ei ole, aga just see veeressursi eelis ja selle ärakasutamine on meie põllumajanduse võimalus ja siin on mitmed valdkonnad, kus meil on suur eelis võrreldes Lõuna-Euroopaga ja soojade maadega ja me peame seda ära kasutama. Ei ole mõtet maisi kasvatada, nagu me oleme siin aegade jooksul proovinud, aga tuleb kasvatada seda, mis kohalikus kliimas on mõistlik. Nüüd nii palju siis maast. Nüüd võib-olla GMO-dest ka mõni sõna, see on niisugune hästi kuum teema põllumajandusliku tootmise juures ja see on siis geneetiliselt muundatud organismid ja siin on Ameerika ja Euroopa lähenemine kardinaalselt erinev teemale. Ameerika on väga liberaalne. Ameerikas on lubatud GMO toiduaineid tarbida inimestel täiesti liberaalselt ja vabalt ja GMO kultuure ka kasvatada looduses. Pea et vabalt, seal praktiliselt piiranguid ei ole, ma nüüd lihtsustatult lähenen, aga põhimõtteliselt on Ameerika väga liberaalne selles osas. Euroopas on lubatud GMO toiduainete kasutamine, ka meil Eestis on neid saada, nad peavad olema kõik märgistatud, nii et kui te kauplustes jälgite ja vaatate, siis see peab olema märgistatud, aga neid on võimalik kasutada ja Euroopas on jõutud ka arusaamisele Euroopa Liidus, et see inimese tervisele mingit ohtu iseenesest ei kujuta. Kuid see, mis puudutab nüüd loodust, siis siin on Euroopa ääretult konservatiivne ja ettevaatlik. Euroopas GMO kultuure praktiliselt kasvatada lubatud ei ole. On ainult 2 kultuuri, millele on Euroopa Komisjon loa andnud. Üks kartulisort tärklise tootmiseks ja üks maisisort loomasöödaks. Ja rohkem GMO kultuure Euroopa Liidus kasvatada ei tohi. Ja miks? Sellepärast, et põllumajanduskultuuridena, sellepärast, et Euroopa Liidu instantsid ei ole veendunud, millist ohtu see võib endas kätkeda bioloogilisele mitmekesisusele, loodusele, kuidas nad looduses tegelikult ristuvad, mida see kaasa toob. Juba täna tegelikult see bioloogiline mitmekesisus ei ole ainult niisugune sõnakõlks, vaid näiteks inimkonna toidavad ära ju 3 teraviljakultuuri, nii riis, nisu ja mais moodustavad üle 90% maailma teravilja vajadusest. Üle 90%. Ja kõik ülejäänud kultuurid kokku on alla 10%. Meie rukis näiteks moodustab alla 1%. Nii et 3 kultuuri moodustavad üle 90% inimkonna vajadusest ja tarbest ja järjest sordiaretusega ja eriti GMO-ga inimesed kiiresti püüavad saada hästi saagikad, hästi töödeldavad, sobivad kultuurid, ja löövad läbi üksikud rahvusvahelised uued sordid ja nii et sortide mitmekesisus ja kultuuride mitmekesisus reaalses kasutuses on 10 kordades vähenev. Nii et Euroopas ollakse selle tõttu ettevaatlikud, aga ma arvan, et see on suhteliselt lootusetu ettevõtmine kunstlikult kätt juurde panna ja ilmselt Euroopa tee on Ameerika tee, et ega nende GMO kultuuride kasvatamisele ilmselt alternatiivi ei ole, reaalne majanduslik konkurents sunnib selleks ka järjest enam Euroopat tegema. Nüüd siin on siis kaubandus. Siin on nüüd pilt tegelikult, milliste toiduainete tarbimine maailmas siis kasvab ja nagu te näete, loomsete saaduste tarbimine kasvab, taimsed saadused praktiliselt enam-vähem samal tasemel.
Ja kui te mõtlete sellele jutule eespool, mis ma rääkisin, mis puudutab ressursimahukust ja survet loodusele, siis see trend, kui ka heaolu Aasia riikides ja mujal kasvab, siis see surve ja trend muidugi ainult kiirenevas tempos sarnaselt muutub. Nüüd siit üle, sinna veel ei lähe, aga ma tahtsin öelda nende kütuste kohta ka nii, et maa ja vesi ja kütuste kohta võib-olla nii palju, et ühe probleemi lahendusena on nähtud siis biokütuste kasutusele võttu järjest enam ja enam. Siis see vaimustus, see esimene vaimustus on ka möödas Euroopas. Euroopa Liit mõned aastad tagasi, 10 aastat tagasi siin ju viis sisse lausa biokultuuride kasvatamise toetuse näiteks ühise põllumajanduspoliitika ühe osana ja liikmesriikidele on jagatud lausa protsendilised kohustused, kui palju me peame biokütuseid kasutusele võtma ja nii edasi, aga see esmane vaimustus on möödas ja selles ilmselt väga pikaaegset ja jätkusuutlikku lahendust ikkagi ei nähta. Kõigepealt selle tõttu, et väga selgelt on näha, et nõudlus toiduainete järgi maailmas kasvab, sobilik maa väheneb ja biokultuuride kasvatamine selle väheneva maaressursi ja suureneva toidunõudluse juures tähendab seda, et me näljahäda leevendamisel saame tegelikult tagasilööke toidu hinnapoliitika seisukohalt, survestab see toidu hinda, et see ei ole ilmselt kõige mõistlikum ja tänaseks on paljudest toetavatest poliitikatest loobud, biokultuuri kasvatamiste toetustest on loobutud ja mida on aktsepteeritud ja tõdetud, et näiteks loomulikult selliste biokütuste tootmine, biogaas, põllumajandussaaduste biomassist, mis on jäätmed või sõnniku läga baasil ja nii edasi, need on kindlasti perspektiivikad, nendega tuleb tegeleda, aga kasvatada lihtsalt teravilja, rapsi ja muud taolist, võtta maha ja teha tast siis biokütuseid, seda väga perspektiivseks ei peeta. Seda enam, et see tehnoloogia ei ole kuigivõrd hästi välja arenenud ja täna pigem katsetatakse biokultuuride tootmisel siin ka Neste ja mitmed teised kolmanda põlvkonna biokütuseid tootes otse biomassist kütust, näiteks vetikatest toodetakse biokütuseid otse ja niisugused lahendused on pigem perspektiivikad, aga mitte põllu peal kasvatavatest kultuuridest kütuste tootmist väga perspektiivikaks ei peeta. Nii et nii palju nendest kütustest, aga nüüd kaubandusest seoses toiduainetega, millest kuidagi mööda minna ei saa ja ei hakka rääkima niisugustest private labelitest ja muudest asjadest, aga sellest, et rahvusvaheline kaubandus tegelikult dikteerib nii tarbijale kui põllumajandussaaduste tootjale ja toidutööstusele ikkagi väga palju ära. Ja kuigi kaupluses, kui me läheme ja mõtleme, et me ise valime ja otsustame, mida me valime, eriti turumajanduses ja vabakaubandusühiskonnas, siis päris nii see ei ole. Ei ole päris nii, et kes maksab, see tellib, või kuidas see oli, kes tellib, see maksab. Et tegelikult siin on üks näide, see on nüüd Hollandi baasil. Hollandi baasil, kuidas toit läbi kaubanduse lõpuks tarbijani jõuab. Hollandis on umbes 80 000 põllumajandustootjat. See toore, mis toodetakse, loomulikult läheb toidutööstusse, et ta ümber töödelda, ega te toorpiima ja juurikaid väga palju ju ei tarbime. Et see ikkagi toodetakse siis ümber toidutööstuste kaudu, pagaritööstused, piimatööstused, mis iganes, kommivabrikud, õllevabrikud. Toidutööstus, töötlevat tööstust siis on 6500, edasi logistikatarned, kes vahendavad neid toodetud kaupasid, neid on umbes 1500, siis tulevad võtmeisikud ehk see taljekoht. Hollandis on 7 niisugust suurte kettide ostujuhti, kes teevad valiku, nemad dikteerivad läbi lepingute, läbi oma valikute tegelikult kvaliteedi, sordimendi, hinna. See on see taljekoht, need vandersellid, kes seal siis otsustavad. Ja edasi kaupluskette suuri on 27 üle Hollandi, arvestatavaid üksikkauplusi üle 5000 ja lõpuks siis 16 miljonit elanikku. Nii et selline näeb see ahel tegelikult välja ja kui keegi arvab, et see otsustamise koht on väga lai ja üldine, siis loomulikult see on lihtsustatud skeem, aga olemuslikult, et asjast aru saada, siis tegelikult, ja see on Euroopa Liidu tarneahel, tegelikult maatriks enam-vähem sarnane. Keskoht on see otsustamise koht Euroopa Liidus tervikuna.
Nii, lähme sellest Euroopa Liidu osast kiiresti üle ja tuleme Eesti põllumajanduse juurde, lähemale siis Viljandile. Nüüd Eesti põllumajanduses, et kas me siis iseennast ära toidame? No laias laastus võib öelda, et toidame küll täna ära juba. Kui siin 10 aastat tagasi oli olukord teine, siis täna laias laastus põhitoorainetega kindlasti toodame ära ja potentsiaali muidugi on meil oluliselt enamaks. Täna võib öelda nii, et seda isevarustatuse taset näitab see kollane joon, kui ta on siin, see on 100%. Nii et nagu te näete, teravili, kartul on 100% peal, teises otsas piim on 160%, kala läheb skaalast välja 600%, kala valdavalt me muidugi püüame, mitte ei kasvata, kala kasvatamise kogused on meil marginaalselt väikesed, see on ikkagi siin rohkem Põhjamaade ja teiste riikide privileeg, meie ikkagi püüame kala ja mitte ainult Balti merelt ja siseveekogudest, vaid ka maailmaveredelt, kaugpüük on Eestis olemas, päris arenenud. Nii et need on need valdkonnad, kus me tunduvalt rohkem, kui me ise tarbime, toodame ja mis on väga ekspordikesksed valdkonnad, on kala ja piim, piimasaadus, piimatooted. Köögiviljaga on asi nii, et suurusjärgus seal 70% me varustame ennast ise ära ja seal mitte tingimuste puudumine, vaid hinnakonkurents on põhjuseks sissetoodava odava köögivilja osakaal on nii suur, et me ei suuda nii odavalt ise toota, et olla konkurentsis ja leida turge. Ja puuvili on nüüd küll objektiivselt selline, mida me ise oma klimaatilistest tingimustest tulenevalt ei suuda ise ära varustada, et ega me mandariine, apelsine veel ei kasvata, kliima nii palju soojenenud ei ole ja sordiaretus ka nii palju arenenud ei ole, et me siin suudaks seda teha. Ja liha, mis on küll täna kasvav trend, nii veiseliha, lambaliha, ka linnuliha tootmise osas trend on kasvav ja päris kiiresti, aga täna see isevarustatuse protsent on seal 80% juures, mitte enam. Et ka lihaga me veel tegelikult ära ennast ei tooda ja tegelikult on nii, et Euroopa Liidus on ainult üks oluline toiduaine, millega Euroopa Liit ennast ise ära ei varusta. Kõigi ülejäänute puhul me toodame üle, on veiseliha. Euroopas toodetakse veiseliha tervikuna päris märkimisväärselt vähem, kui me seda Euroopas ise ära tarbime. Kõiki ülejäänud toodame rohkem. Nüüd majandusest, et veel üks märkus nii-öelda põllumajanduse kaitseks, et siin on siis Eesti majandusest ülevaade ja kui Eesti majandus panna sellisesse kahte kasti, üks on siis selline sinine kast, siin teie poolt vaadates vasakul pool ja teine on punane kast paremal pool, siis sinises kastis on nüüd see meie unelm siis, mis on, et kui te vaatate, siis need punased tulbad on siin madalad, see tähendab töötajate arv on väike, aga rohelised tulbad on kõrged ehk palgad on kõrged. See tähendab suhteliselt vähese tööjõuga valdkonnad ja kõrgepalgalised valdkonnad. Ehk siis, kui te näete, programmeerimine, finantsteenused, juriidilised toimikud, kindlustus, pensionid, telekommunikatsioon, et need on tegelikult need valdkonnad, mida me räägime ise teadusmahukad, IT-mahukad, innovaatilised valdkonnad. Ja paremal pool on pigem siis traditsioonilised valdkonnad, tööjõumahukad, madalama palgalised valdkonnad, kuhu siis kuulub ka põllumajandus, sinna paremasse kasti. Ja see parem kast annab 3/4 Eesti kaupade ekspordist. Parem kast annab 3/4. Ja vasakkast annab 1/4. Ehk ka oma IT-teenusid ja kõike muid me pööritame ikkagi riigisiseselt, me ei ole leidnud eksporditurgi erinevatel põhjustel ja nii edasi, et seda me peame nagu väga hästi ka endale aru andma ja meie majandus vajab ikkagi veel tõsiselt restruktureerimist. Nii et täna me ekspordist rääkides saame rääkida traditsioonilistest tööjõumahukamatest ja võib-olla ebaefektiivsematest valdkondadest. Nii, siin on ka näide ja mida ma tahtsin lihtsalt seos põllumajandusega öelda, et kui põllumajandus moodustab ilma toidutööstuseta nüüd, moodustab seal kusagil 2–2,5% sisemajanduse kogutoodangust kõigest Eestis täna, mis on väga väike osa, mis tema strateegilist tähtsust muidugi välja ei too,
aga 2,5% SKT-st annab umbes 10% kaupade ekspordist. Et see ekspordipotentsiaal on ikkagi päris märkimisväärne. Nüüd seos jälle maaeluga ja vaatame, mis siis on toimunud. 1990 oli Eesti põllumajanduses hõivatute arv 130 000. Aastal 2010 17,2 000. Ehk üle 110 000 kadunud töökoha. Ja see ei tähenda mitte põllumajanduse kohutavat taandarengut, vaid see tähendab eriti viimasel ajal vastupidi kiiret arengut, tehnoloogia arengut. Masinad teevad selle töö ära, lisaks ühiskondliku korra muutus. Meil ei ole enam kaadrite inspektoreid, spordimetoodikuid, ametiühingute komiteede esimehi ja nii edasi, majandites palkadel, keda iganes. Töö on oluliselt muutunud efektiivsemaks ja põllumajandustoodang oluliselt kvaliteetsemaks selle 20 aastaga. Aga see on see üks kõige suuremaid maaelu põhjusi on põllumajanduse kiire areng. Mitte taandareng, vaid põllumajanduse kiire areng. Kõik need põllutöölised, käsitöölised, muud on ära kadunud. Kui te käite kaasaegses farmis, täna on Eestis ka selliseid farme, kus on näiteks 1000 lüpsilehma ühes farmis ja seal te ei näe ühtegi inimest. Te ei näe ühtegi inimest, kui seda õieti. Ei lüpsjaid, sest et lüpsiplatsid, robotid lüpsavad ära. Kliimaseadmetega reguleeritakse temperatuuri ja kliimat. Kogu informatsioon salvestatakse arvutitesse. Iga lehma piim individuaalselt on välja võetav, ravi saavad haigete lehmade piim eraldatakse ära väikeste laboratooriumitega, mis on seal samas sees. Söötmine toimub automatiseeritult, mingeid karjakuid, brigadire, öövalvureid ei ole. Tõepoolest on inimene, kes jälgib kogu tehnoloogia ja protsessi kulgu. Et see jälgimine ja protsess on olemas iseenesest. Ka sõnniku eemaldamine toimub automaatselt, olete näinud, nii nagu ka juba kaasaegsetes korterites telekast autonoomselt liikuv väike aparaat, mis liigub loomade vahel laudas, ka Eestis muide Ida-Virumaal viimane laud, mis avati, oli nii, see lükkab ära, mitte inimest ei ole seal üldse näha. Nii et niisugusel kujul ei ole neid töökohti, mida füüsiliselt inimene teeb. Ja alternatiivi maapiirkondades nendele kaduvatele töökohtadele täna leitud ei ole ja muide ei ole leitud ka teistes Euroopa riikides. Põllumajanduslike majapidamiste arvu areng, siit on ka näha, mis siis on toimunud selle taasiseseisvumise perioodi jooksul, et 2000. aastate alguseks jõudsime siis maksimumini, kui see talude taastamise vaimustus ja kõik muu olid jõudnud oma kulminatsiooni ja sealt edasi reaalsus, mis tegelikult toimunud on. Ja siin näide nüüd väikesed ja suured. Eesti põllumajandus on hästi polariseerunud. Ühelt poolt need suured aktsiaseltsid ühistud, mis on välja kasvanud põllumajandusreformi käigus endistest majanditest, kas siis üks osakond või üksus või tervikvara, mis siis tervikuna jäi ja mida majandati. Nad jäid kokku, need on need suured struktuuriüksused tänaseks ja need on edasi arenenud. Ja teine siis talude taastamine, talude taasrajamine läbi tagastatud maade või siis läbi erastatud maade. Ja kui te siit pildi pealt siis näete, siis siin on kõige väiksemad, 0-5 hektarit, 5-10 ja nii edasi. Arv 2003, 7 ja 10 arvuliselt on hästi palju, kuigi trend on vähe, aga maa kasutuse osas suhteliselt marginaalne tähendus. Suhteliselt marginaalne tähendus, arvuliselt hästi palju põllumajandustootjaid kasutavad tegelikult kaduvalt väikse protsendi maad ja teises otsas on suurtootjad, arvuliselt võiks öelda marginaalne kogus, tänaseks ei ole jõudnudki 10% arvuliselt, aga kasutavad enam kui 70% maad ehk ligi 80% maad täna. Et reaalne toodang on täna ikkagi seal otsas selle 7-8% käes. See on need, kes on efektiivsed kaubatootjad Eestis ja see siin on hajaasustuses maaelu ehk obindus, mitte põllumajanduslik tootmine, toidu tootmise majandusharu mõttes. Tegelik reaalsus täna on nii ja see on kujunenud ajaloolistel põhjustel nii
See on erinev enamusest Euroopast, kus tootmine on toimunud ja tuginenud nii Soomes, Rootsis, Saksamaal, Prantsusmaal, kus iganes, valdavalt peretaludel. Ja peretalu suurus muidugi ei ole ka kuni 5 hektarit, vaid jääb sinna keskele, kus meil on lohk. Kui te vaatate meie struktuuri, 2 pool otsas on üleval ja keskel on lohk. Aga lihtsalt näiteks ühe teise riigi, Soome, meie naaberriik, täiesti vastupidine. Väikeste ja suurte osakaal, äärmuste osakaal väike ja nii-öelda traditsiooniline peretalu seal 4-50 või 100 hektarit maad on enamuse, kes annavad ka enamuse toodangust ja arvuliselt. Ja homogeenne on siin ka teha seda põllumajanduspoliitikat. Meil on 2 äärmust ajaloolistel põhjustel kujunenud erinevate huvide, erinevate vajadustega, meetmetega ja siin ka põllumajanduspoliitikat teha objektiivselt on palju keerulisem. Nii, nüüd võib-olla siit lähen üle ja et kella 3 ikkagi ära lõpetada, siis siin kaupa ma võtaks selle Viljandi pildid ka veel, et Viljandimaa põllumajanduse kohta mõned iseloomustavad näited. Ega Viljandimaa põllumajandus ei erine nii-öelda laias laastus, kui võib öelda, Eesti keskmisest põllumajandusest kuigivõrd. Kui püüda üldse Eesti põllumajandust kuidagi iseloomustada, siis jah, meil loomakasvatuse tähtsus ja tähendus on suurem kui taimekasvatuse osa, see on kasvav ja see on just nimelt tänu sellele heale niiskusele ja heintaimede kasvule, piima ja liha tootmine on meil efektiivsed. Ja valdavalt siis intensiivne tootmine toimub ikkagi rohkem siin Kesk-Eestis regioonis, Jõgeva, Järva, Lääne-Viru, Rapla, Tartumaa, Põhja-Viljandimaa. See on see niisugune kõige intensiivsem ja mõistlikum need arvud, piirkond intensiivseks tootmiseks. Kagu-Eestis ei ole nii soodsaid tingimusi ja viljakaid maid. Seal tegeletakse rohkem ravintaimede mahetootmisega, nii nagu ka Lääne-Eestis looduslähedase poollooduslikel kooslustel, rannakarjamaadel mahetoodangu karjatamisega, et lihtsustatult on siis ta niimoodi polariseerunud ja Viljandimaa on siin nüüd üks keskmine põllumajanduslik maakond. Meil on umbes 85 000 hektarit põllumajandusmaad, tänaseks põllumajandustootjaid erinevaid umbes 1500 Viljandimaal ja ettevõtlusaktiivsuse poolest oleme me üks Eestimaa viimaseid maakondi ka põllumajandusvaldkonnas. Kui võtta selle aktiivsuse aluseks ettevõtete arvu näiteks ja uute asutatavate ettevõtete arvu, siis me oleme seal taga lõpus. Aga 85 000 hektarit, 1500 põllumajandustootjat toetustest, siin on nüüd otsetoetused välja toodud, et saada suurusjärgust aru, 10 miljonit eurot 2011, need on ainult otsetoetused ehk vanas rahas 150 miljonit krooni, kui räägitakse, kui palju ettevõtlustoetusi, ma ei tea, EAS ja siin oskavad öelda, kui palju vahendatakse, aga läbi põllumajanduse ÜPP on siis 10,5 miljonit otsetoetusi, pluss sellele tulevad siis juurde investeeringutoetused, mis on projektipõhised ja taotluste põhised ja laias laastus ma julgen pakkuda, et Viljandimaale siin umbes pool sellest, mis tuleb otsetoetustena, tuleb lisaks investeeringutoetustena juurde. Nii et see on see aastane maht, mis maaettevõtlusesse tuleb läbi põllumajandusliku tootmise ja need summad on päris suured. Näiteks nii kummaline, kui see ka ei ole küll ühises põllumajanduspoliitikasse raha kasutus sugugi alati mõistuspärane ja ratsionaalne, aga nii see on ja me peame nende tingimuste järgi ja reeglite järgi käituma, mis õnnestub kokku leppida. Aga näiteks mahetoetuste summa ületab kordades mahetoodangu mahu Eesti Vabariigis, mida me siis üldse toodame ja müüme. Kordades ületab mahetoetuse summa Eestis tervikuna, et see loomulikult ei ole jätkusuutlik ja see ei saa nii jääda, see ei ole normaalne olukord. Nii Viljandimaal nii majapidamiste arv, jah, nii siin on ka loomade arv, näha enam-vähem piimalehmade arv, ütleme laias laastus 8000. Viljandimaa
keskmine piimatoodang jääb alla Eesti keskmist. Nõukogude aja lõpuks oli meil keskmine piimatoodang seal natukene üle 3000 Eesti Vabariigis. Tänaseks on keskmine piimatoodang 7500 Eesti Vabariigis. Ja kui me võtame intensiivsed karjad, kes on suunitletud intensiivsele tootmisele, siis see on veelgi suurem. Selle keskmise viib alla nii-öelda mahetootmine, kes ei ole seadnud eesmärgiks intensiivset tootmist, neil on teised eesmärgid, aga kõik kokku keskmiselt 7500, nii et piimatootmise efektiivsus ja kvaliteet on ikkagi kordades kasvanud selle viimase 20 aasta jooksul. Nii, ja võib-olla sellest maadest ka nii palju, et Eestis põllumajanduslik maa kasvab täna kiirusega 10 000 hektarit aastas, haritakse uusi sööti jäänud põlde ülesse. Ja see on loomulikult Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika viljastav mõju alates 2004. aastast, kui tulid need erinevad toetused põllumajandussektorile, siis sellest hetkest on toimunud radikaalne pööre ja umbes 10 000 hektarit, nii et tänaseks me oleme jõudnud juba peaaegu 900 000 hektarini oma põllumajandusmaaga ja see unelm, et jõuaks tagasi 1 miljoni hektarini, nii nagu ta oli nõukogude ajal põllumajandusmaa kasutuse seisukohalt. Tänaste arengute järgi see aeg kindlasti tuleb. See aeg tuleb, põllumajandusmaa on läinud hinda, siin on omad probleemid, kui me räägime siin põllumajandustoetustest, siis see on ühtpidi rõõmustav teema, et nad meid olemas on, teistpidi on see muret tekitav, et Euroopa maksumaksja oma rahadega niimoodi ümber käib, aga seal on omad ajaloolised põhjused, mille lahti rääkimine võtaks kohutavalt palju aega, aga lihtsalt nii-öelda suurusjärkudest ja orienteerumiseks teile, et täna Eestis makstakse siis otsetoetusi umbes 120 eurot hektari kohta. Euroopa Liidu keskmine on 265 eurot hektari kohta, ehk meie toetustase on 45% Euroopa Liidu keskmisest. Ja selle toetuse saab iga maaomanik, kes hoiab oma maa heas põllumajanduslikus korras, ta ei pea tootma seal toiduaineid, ta peab hoidma selle maa heas põllumajanduslikus korras, mis tähendab, et vähemalt 1 korra aastas peab ta selle ära niitma, see on minimaalne nõue, ja kes nüüd väga lihtsalt arvestust teeb, siis teab, et lihtsalt niitmine läheks maksma Eesti oludes praegu suurusjärgus 40-50 eurot hektar. Toetused Eestis täna on 120 eurot hektar. Komisjoni pakkumine järgmiseks perioodiks on 156, me loodame saada rohkemat, unistame siin vähemalt 200. Igaüks võib arvestada, kui ma olen maaomanik, kui ma seal ei tooda, hoian ta ainult heas korras, lasen korra aastas ära niita, siis sellest, et mul maa on, ma passeerin iga aasta 150 eurot hektari kohta kasumit. Ja see on tõsine probleem üle Euroopa, puudub motivatsioon toiduaineid toota, maaomanikul puudub motivatsioon isegi see maa anda rendile põllumajandustootjale aktiivsesse kasutusse, need trendid on olemas ja maaomanikud täna võtavad renti 50-70% toetuste hinnast, toetuste maksumusest, et laias laastus, nii et kõige raskemasse seisu põllumajandustoetuste kasvades satub põllumajandustootja, kes tegutseb rendimaadel. Tema jaoks muutub mis? Maa rendihind läheb kõrgemaks, maa hind läheb kõrgemaks ja toetused 70% kanaliseeruvad maaomanikule, mitte talle. Nii et tema kaotab toetuste kasvuga. Ja Eestis maareformi järgselt on olukord nii, et maaomanik ja põllumajandustootja ei ole üks ja sama isik sugugi mitte alati. Kõige keerulisem on piimatootmissektoris, kus 65% piimatootmisest toimub rendimaadel. Maaomanik on teine. Ja see on hästi valus Eesti probleem. See on hästi valus Eesti probleem, toetused lähevad maaomanikule ja maa hind ja rent kasvavad. Et sugugi ei ole see pidu ja pillerkaar, kui Eestis toetused kiiresti kasvavad, kui sisusse süveneda, siis probleeme on kui palju ja Euroopa Komisjonis on ettepanekud laua peal, et terad sõkaldest eraldada, et toidutootjatel oleks siis suuremad toetused ja lihtsalt heas korras maad hoidvatel maaomanikel oleks toetused väiksemad, et hoida seda maaressurssi Euroopas tervikuna, seda on ka vaja hoida, kui on vaja kasutusele võtta, siis üleöö seda ju ei tee.
siis mitmed riigid erinevatel põhjustel seda ei toeta ja kui me hakkame vaatama, miks nad ei toeta, siis selgub, et üks suuri põllumajandustoetuse saajad on näiteks Deutsche Bahn, sest kõiki raudtee maa-alasid niidetakse, lennujaamasid niidetakse, saavad põllumajandustoetusi Euroopas riigid ja nii edasi. Nii et siin on omad põhjused, miks tegelikult nii tehakse ja kui me rääkisime või kui eelnev kõneleja rääkis, et eestlased teevad rehepaplust, siis tegelikult me peame tunnistama, et Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid on rehepaplus ja see ei väljenda mitte ainult kreeklastes, vaid iga riik tuleb täpselt oma bilansiga laua taha, täpselt kalkuleeritud, mida tema võidab või kaotab, kui palju tema maksab Euroopa Liitu, kui palju tagasi saab sihtrühmade kaupa. See kodutöö on kõikidel riikidel tehtud ja see on tegelikult see nii-öelda finantsperspektiivi arutelu kõige fundamentaalsem alus. Loomulikult seal tuleb teha kompromisse, aga oleme ausad ja näeme läbi, see on kõikide alus ja see töö on ka Eestil loomulikult tehtud. Me teame seda, mida me võidame või kaotame ühest sammust ja niisugune see olukord on ja niisugusena tuleb ka seda ühist põllumajanduspoliitikat võtta ja mitte, me ei saa õljuda illusioonides. Aitäh, minu aeg on otsas, kell on 3. Aitäh! Aitäh, ministri härra, su aeg ei ole otsas, seda et veel pikalt põlluminister olla. Aga me saime aru, et see põllumajandus ei ole mitte mingi põllumajandus, et see on suur äri ja tuleviku väljavaade, aga siin on koondunud inimesed, kes hakkavad tegelema maakonna arengukava koostamisega, mida olete sina aidanud Viljandimaal mitu tükki ära teha, et milliseid nõuandeid sulle siit kohe 3-4 robinal pähe tuleks seoses põllumajanduse ja maaeluga, mida soovitada nendele inimestele? Ma arvan, et ma ei ole õige soovitaja, need, mis me sinuga välja töötasin, need arengukavad on kõik rappa läinud, ma saan aru. Ja raba on suur väärtus. Aga ei, ega siin, ma tahan seda mõtet ikkagi korrata, mida on mina öelnud ja teised ka, et ma arvan, et ainult sotsiaalsfääri arendamisest ja ilmselgelt väheks. See, et me ehitame koolimaju või taastame koolimaju, hooldekodusid, haiglaid, lasteaedu, mida iganes, see ei ole maaelu põhiline probleem, ka mitte postkontorid ja ühistransport. Kaugel sellest, vaid töökohad. Töökohad on probleem number 1, 2 ja 3. Ja kui neid ei ole, siis ka arengut ei ole. Et töökohtade loomine. Ja mis see hea märksõna ja võtmesõna on, mina öelda väga ei oska. Ma võin öelda, et üheks töökohtade ärakadumise põhjuseks lisaks sellele põllumajanduse arengule on olnud ka kindlasti väga kiire IT-areng. IT-areng on võimaldanud protsessid tsentraliseerida. See on ka Eestis nii olnud. Et kõige kiiremini võib-olla sellega käivitas pangad ja pangandus, tuletame meelde neid aastakümneid, kuidas vanasti langetati ka panganduses otsuseid maakondades, laenukomiteed, kõik muud otsustajad olid koha peal olemas. Nii kui IT võimaldas tsentraliseerida raamatupidamise ja juhtimise protsessid, saada ülevaate keskusest, kõik viidi ära. Ja see, et IT areng võimaldab ka kaugtööd, see on õige, aga see suhe on nii, et 10 kohta tsentraliseeritakse ja 1 töökoht detsentraliseeritakse. Et see on nii olnud ja praktika näitab, et mida parem elekter, mida paremad teed ja kiirem internetiühendus, seda kiirem inimesed maalt linna lähevad, mitte vastupidi. See on Euroopa kogemus. Nii et võib-olla selle peaks meie maakonna arengukavasse sisse kirjutama. Saal ei ole nõus sellega, saal on väga nõus, aga mäletad, kui mõned aastad tagasi Äripäev küsis, et mis on see, mis sul kohe tuleb Viljandimaa unikaalsusena meelde ja sa ütlesid, Viljandimaa on ainuke maa, kus on sigur rohkem kui inimesi. Ja. Sel ajal oli ta lihtsalt midagi välja öeldud, et kas see on hea, kas me peaksime seda järku hoidma, et siin Mihkel rääkis, et inimesed pagan elavad kaua ja sigu tapetakse järjest kiiremini ära, et kas see balanss seisab? No mina küll julgen jah, et põllumajanduse tasub kindlasti panustada, kuigi see ei ole tööhõive seisukohalt meie probleemide lahendus, aga majanduse arengu seisukohalt kindlasti tasub. Meil on Eestis kasutamata 300–400 000 hektarit. Ka Viljandimaal on oluliselt veel kasutamata maid. See potentsiaal tuleks kindlasti ära rakendada. See on ka Viljandimaa võimalus. Meil on oluliselt võimalik rohkem põllumajandussaadusi toota. Küsimus on muidugi turgudes ja täna pigem toidutööstuses kui ahelas, sellepärast et põllumehe jaoks
turult raha ära toob ikkagi toidutööstus, kes selle toodet peab väärindama ja turustama ja täna on kitsas koht pigem toidutööstus, mitte põllumajandus. Et see on meie probleem ja mina julgen küll, et ka Viljandimaa üks kasutamata potentsiaale täna veel on põllumajanduslik tootmine ja Hollandiga ja Taaniga võrreldes on meil sigu ikka väga vähe. Nii et miks mitte, kui me selle oma tunnuslõhna probleemiga ära lahendame, siis ma arvan, et küll võib ka sigade arvu suurendada. Suur tänu, härra minister, ja nüüd tuleb kohvivaheaeg.